Selle näituse tegemise protsess algas, otsene algus oli võib-olla Pärnu linnagaleriis toimunud minu ja Kaarli ühisnäitus Pindpõnevus, mille pealt tuli nagu niisugune kutse osaleda siin näituse konkursil, aga sellele omakorda on eelnenud palju erinevaid ühisnäitusi ja koostööprojekte ja võib-olla kõige sellisem otsesem seos, vähemalt minu meelest on kus me kõik osalesime, mida nagu ühiselt justkui kokku panime ja kureerisime, oli Art Depot galeriis toimunud näitus Sealt sinna, Let's take the romantic way. Ja seal oli samuti siis selline olukord, et osales grupp kunstnikke kõik oma eraldi projektidega, aga see kõik oli põimitud siis justkui ühe teema külge kokku. Selle näituse puhul oli nii, et me püstitasime endale siis sellised konkreetse justkui ülesande, mitte väga konkreetse, aga ütleme ülesande püstitus oli lahendada nagu iseenda ja maalimise küsimust või nii-öelda tegeleda sellega, kuna me kõik tegelikult meie loomingus on olnud nagu selline olukord, et me oleme kunagi palju maalinud või rohkem maalinud, vahepeal on olnud niisugune pikem periood, kus me oleme tegelenud nagu muude žanritega ja eelkõige nagu installatsioonide kaudu, mis sisaldavad siis erinevaid asju. Et seal võivad olla ka maalid või videod või heli või ükskõik mis muud asjad, aga niisugust nagu maali olukorda ei ole vahepeal nagu väga olnud. Ja iga üks meist siis lahendas seda erinevat moodi. Ja huvitaval kombel juhtus siis ka selline olukord, et me kõik kasutasime niisugust lahendust, et nendesse näituse komplektidesse on siis valitud või kaasatud kuidagi midagi, mis on meie loomingus olnud nagu juba tükk aega tagasi, mingid vana seeria või vanad teosed ja need on siis kas ülemaalitud, kas ümbermaalitud, kas uueks maalitud või restaureeritud või mingil sellisel kombel. Nii et meil kõigil on siin näitusel nii-öelda 2025 teosed, mis on kuidagi siis vanade teoste pealt nagu välja kasvatatud. Ja kuna me teame, et sellist klassikalist maalinäitust, kus lihtsalt pildid on seinas, et lihtsalt see maalimeedium on meie jaoks, või võib-olla ma ei või niimoodi meie öelda, aga vähemalt kui ma räägin endast, et me oleme justkui tulnud sellest pinnalisest kunstist ruumi juba tükk aega tagasi ja seal tegutsemine on olnud nagu meile harjumuspärane, me nagu läheneme alati nagu ruumi kaudu ja isegi mitte niimoodi, et on mingisugused installatsioonid, mida saab kas ühte või teise ruumi tuua ja eksponeerida, vaid meil on nagu selline keerulisem variant, et me lähtume nende teoste kokkupanemises siis sellest konkreetsest galeriiruumist. Et meie tekstis oli ka selline lõiguke kirjutatud, mis poeetiliselt kirjeldas, et kui me tuleme galeriiruumi, siis põhimõtteliselt selle näituseni jõudmine on justkui mingi selline, ma ei tea, nagu muti uru kaevamine läbi seinte ja põrandate, et jõuda nagu selleni iga detail selles ruumis nagu läbi katsuda, teada saada, mis on seal all, mis on seal taga, mismoodi aknad on üles ehitatud, kuidas moodi terve see ruum nagu on. Ja kuna näituse ülespanemiseks, kui on näiteks nädal aega, et siis sa jõuad nagu selleni, et sa õpid seda ruumi nagu nii
hästi tundma, kui selle nädala aega on võimalik ja siis vastavalt sellele need üksikud elemendid või üksikud tükid, mis sa oled sinna kaasa võtnud, et need siis leiavad selle oleku, mismoodi nad selles ruumis saavad siis selle viisi, mismoodi nad väljas on ja mis nendest kokku tuleb. Ma arvan, et see on sulle ammendavalt öeldud. Ja, ma ütleks ka, et see on lihtsalt selline vajadus mitte kogu aeg üksi nokitseda, vaid teha midagi koos ja see sünergia või selline nagu mina ütleks, et minu puhul on see lihtsalt nagu ka nagu ikkagi mingi vajadus ka, kas siis nagu selles koosseisus või mingisuguses muus kunstirühmituses ka vahest, et kui mul nagu juba aega pole seda olnud, et ma olen kellegiga koos saanud midagi teha, siis ma hakkan sellest nagu puudust ka tundma. Et see on nagu selline teatav lihtsalt nagu, see on nagu pidupäev, nagu ütles Triinu. Koos on ikkagi lisaks nagu, see protsess, et sa oled siin nagu galeriis ja seltskond ja et see on ikkagi tunduvalt meeldivam, kui üksinda neid pilte siin piputada, et see on, ma ütleks seda, peaaegu sama oluline kui see lõpptulemus, isegi olulisem.